selle õpetuse juurde. Isa, ma tänan, et sa oled siin paigas, et sinu ligiolu on siin paigas. Isa, et su sõna on täna meie jaoks avatud. Isa, et me täna võime õppida, võime kasvada sinu tundmises, mõista, mis on sinu südames, mõista, mis on sinu plaanid. Isa, anna meile tarkust. Isa, et me tõesti mõistame, kuidas tegutseda kurjade vaimudega, kuidas kasutada oma meelevalda ja näha tulemusi. Tänu sulle, Isa. Aamen. Ja siis ma tegelen teemaga, kuidas ajada välja kurja vaime. Eelmine kord ma hakkasin sellega peale ja lähme vaatame paar kirja kohta üle uuesti. Luuka 9.1 kõigepealt. Jeesus siin kutsus kokku need 12, siis oma jüngrid või ka apostlid. Ja ütleb siin niimoodi, Luuka 9.1. Aga ta kutsus kokku need 12 ja andis neile väe ja meelevalla kõigi kurjade vaimude üle ja tõbesid parandada. Ja läkitas nad välja kuulutama Jumala riiki ja tegema haigeid terveks. Me näeme siis, et ta andis neile 2 asja. Ta ütleb esmalt, et ta andis neile kõigepealt väe ja siis andis ka meelevalla. Vägi siis selleks, et need kurjad vaimud võiksid välja minna ja meelevald, mis räägib siis sellest õigusest neid välja ajada. Ja see meelevald on see sama meelevald, mis oli Jeesusel. See on ka meie kätte usaldatud. Nüüd Efesuse kiri 1.17. Ja tegelikult ma lähen kohe 21. salmi juurde. Ta räägib siin siis, et Jeesus äratati surnust ülesse, selles palves, mis ta parub ja ütleb 21. salmis, Efesustele 1.21. Et ta pani siis Jeesus istuma oma paremal hääle, isa paremale hääle taevas ja ütleb niimoodi tema kohta siis. Kõrgele üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas. Ja asetas kõik tema jalge alla ja pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, selle täius, kes kõik kõigest täidab. Niisiis, lihtne loogika, jalad on ihu küljes ja Jeesus on pandud kogudusele peaks ja meie oleme osa ihust ja järelikult ka meid on pandud kõrgele üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse. Nüüd see, millest ta siin räägib, need valitsused ja võimud ja väed on siis kurjad vaimud ja meid on pandud nendest üle. Enam siis see meelevalla positsioon, mis meile on antud, meid on pandud sellest üle. Nüüd igaüks, kes on andnud oma elu Jeesusele, pannakse sellesse positsiooni kohe. See on see, kuhu ta on pandud. Kõrgele üle kõige valitsuse, võimu ja väe ja ülemuse. Nüüd see on see positsioon, millest me lähtuvalt hakkame üldse kurjade vaimudega tegelema. Me ei tegele kellegiga, kes on meist võimsam, me ei tegelegi kellegiga, kes on meist vägevam või kes omaks meist rohkem suuremat meelevalda, vaid me tegeleme kellegiga, kes on meist väiksema väega, kellel ei ole meie üle meelevalda, amen, ja kelle üle meil on meelevald. Võisin siis samast tagasi Efesuse tagapool, tähendab Efesuse 2.4 ütleb, et aga Jumal, kes rikas on halastusest oma suure armastuse pärast, millega ta on meid armastanud, kuigi olime surnud üleastumises, on meid ühes Kristusega teinud elavaks. Armust olete õndsaks saanud ja on meid ühes temaga üles äratanud ja ühes temaga asetanud istuma taevalikku olukorda Kristuses Jeesuses, et osutada tuleval ajastul oma armu ülemäärast rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Niisiis, meid on ühes koos Jeesusega asetatud istuma taevalikku olukorda Kristuses Jeesuses. Niisiis, see positsioon, mis on Jeesusel, on täna ka meil. Kas pole nii? Sest me oleme Jeesuses Kristuses. See ei ole mitte ülbus ega nahaalsus, vaid see on reaalsus. See on lihtsalt nii, nagu meiega on. Vahetevahel inimesed näevad kristlastena ennast nii väikese ja mõttetuna ja väärtusetuna, aga see ei ole, kuidas Jumal meid näeb ja see, kuidas ta meid on vaimses maailmas paika pannud. Niisiis, ja Markuse evangeeliumi 16. peatükk ütles,
tuntud kirjakoht, mis ma olen kasutanud, Markuse 16 ja 17. Otsin selle ka ikkagi välja, sest see kulub meil ära. Ja 16:17 ütleb, aga tunnustähed järgivad need, kes usuvad. Ja siis selle asja juures on ka usk oluline. Ja siis ütleb, minu nimel nad ajavad kurja vaime välja. Räägivad uusi keeli, võtavad üles madusid ja kui nad mõnd surmajooki joovad, ei tee see neile mitte kahju. Haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks. Nüüd eelmine kord ma käisin läbi erinevad kirjakohad ja näitasin seda, kuidas kurjad vaimud põhjustavad siis haigusi, meeltesegadusi või erinevaid muid selliseid probleeme inimeste elus. Ja me nägime seda, et vahetevahel meil on konkreetselt näha siis piiblis, et kuri vaim oli põhjustamas konkreetselt mingisugust haigust. Me näeme Jeesust päris palju kordi ajamas ka inimestest kurja vaime välja. See umbkaudne protsent on kuskil 1/3 nendest juhtumitest, kus siis lihtsalt tehakse haiged terveks, 1/3 puhul ta ajab ka kurja vaime välja. Nüüd see on tegelikult suhteliselt palju tegelikult. Nüüd tänapäeva kristluses sageli inimesed kardavad seda teemat või ei taha sellega üldse tegemist teha või nagu väldivad seda, aga samas me näeme seda piiblis, seda praktikat. Nüüd selleks, et selles olla efektiivne, on veel vaja tunda Jumala sõna, on vaja teada, mis Jumala sõna õpetab sellest, mitte karta, mitte olla hirmu all ja mitte minna teistpidi äärmusesse. Sest see on nagu see teine häda on vahest, inimesed otsivad teemoneid nii-öelda igas asjas. Ja sellepärast nagu on nähagi, et kõigi haiguste puhul võiks siis nagu öelda isegi väga suurema enamuse puhul Jeesus ei ajanud kurja vaime välja, vaid pani siis haigete peale käsi või teenis neid siis erinevatel muudel viisidel ja me näeme, et otseselt ei olnud kuri vaim põhjustamas seda haigust. Vahetevahel see on nii, võime seda lihtsalt öelda nagu meditsiiniline probleem. See näeb seda, et on füüsiline mingisugune probleem, mingi viga või midagi häda inimesel, ja sellepärast ta ongi haige ja otseselt kuri vaim ei ole isikuliselt selle asja koha peal. Nüüd samas, vaadates üldist piiblipilti, me teame seda, et kurat on tulnud varastama, tapma ja hukkama. Ja need haigused on meie ümber tänu sellele, et Aadam müüs oma meelevalla maha kuradile ja kurat on saanud siin maailmas tegutseda ja tekitada siin erinevaid nii-öelda võimalusi inimestel haigestuda erinevatel viisidel. Ja nii-öelda see needus, mis üldse meie ümber maailmas on, ka see põhjustab sageli inimeste haigestumist, see, et nad siis saavad kas mingisugused erinevat laadi haigused või mingil kombel tegutsevad siis teatud patsillid või mis iganes moodi, ma ei ole mingisugune arst selles mõttes, et kõiki seda detailselt välja tuua, aga me üldjoontes enamuses teame kõik seda. Need asjad on meie ümber. Aga iga kord, kui keegi köhatab või nuuskab, ei ole see, et temal on teemon. Amen. Või see, et ma ei tea, kellelgi inimesel on peavalu või et tal on kohe teemon, et vaja kuri vaim temast välja ajada, peavalu teemon või taolist. Ja nende asjadega on mindud selle koha pealt vägagi absurdi, kuni selle tasemeni, kus inimestest on üritatud liigsöömise vaimu välja ajada ja igasugused muid vaime. Piibel räägib väga selgelt sellest, et on olemas niisugune asi nagu lihalikkus. Amen. Ja see on inimese enda valik ja otsus olnud lihtsalt see, et ta peab ennast talitsema. Ja seal ei ole, nagu öeldakse, mingi vaimu väljaajamise küsimus. Kenneth Hagenile keegi mingisugused inimesed, kas saatsid kirja või taolist, et nemad tahavad temast kurja vaimu välja ajada, et ta kannab liiga ilusaid riideid, et ta on ilusate riiete kandmise teemon. Tõsimeeli, inimesi on täiesti, eriti veel ilusate säravate riiete just, oli ka veel see. Siis ta ütles, et ei, ärge seda must välja ajage, ma selle jätan alles. Nii, see oli tema must huumor. Inimestel võib olla igasugused veidraid ideid, on küll tehtud selliseid imetrikke, kus on seotud igasuguseid teemoneid siis kuskil mingisuguste puude all, kus on toimunud mingisuguse kuritegu või midagi ebameeldivat või mis iganes, ja siis otsitakse neid teemoneid küll eri kohtades ja on kunagi kogunetud niinimetatud palvegrupiga lennukisse ja lennatud lennukiga üle linna ja siis sealt on kurja vaime linna kohalt alla aetud ja igasugused absurde on tehtud sellel teemal. Sellepärast vahetevahel ongi nagu kaks äärmust. Üks on see, et tänu sellele
nendele äärmustele ja veidrustele, mida on tehtud, inimesed ei taha selle teemaga lihtsalt parem üldse tegemist teha. Hoiame parem eemale sellest, et ma ei langeks ka äärmusesse. Aga kesktee on see, et me käitume piibellikult, rajame ennast Jumala sõnale ja kui on kuskil kuri vaim tegutsemas ja on kellegi haigust põhjustamas ja see inimene tahab abi saada ja tahab vabaks saada, siis me ajame ta välja. Amen. Nüüd eelmine kord ma tõin ka selle välja, kuidas me teame, et kuri vaim on siis põhjustamas kellegi inimese kas haigust, ütleme enamasti ikkagi on see, või ikkagi haigusteks ikkagi nimetada neid kõiki, ka isegi meeltesegadus, tegelikult see on ka ikkagi haigus või neid rõhumisi, siis kui on kuri vaim seda põhjustamas, kuna me puutume kokku maailmaga, mida me ei näe oma loomulike silmadega, siis meil on vaja üleloomulikku informatsiooni. Ja Jumal võib anda meile selle üleloomuliku informatsiooni, meil on vaja siis teada üleloomulikult, et seal on kuri vaim tegutsemas. Me ei saa seda teha väliste ilmingute järgi. Me ei saa selle järgi teha, et keegi inimene käitub veidralt või teeb imelikke nägusid või käitub ebameeldivalt kuidagi või räägib veidrat juttu või mida iganes, erinevad asjad. Nende asjade järgi me ei saa teha nii-öelda hinnanguid, me võime oletada, aga meil on vaja saada püha vaimu käest konkreetne ja kindel teadmine. Jumal võib anda seda meile, kui väga detailseks minna, 3 erineval viisil. Eelmine kord tõin 2, aga tegelikult praktikas on sageli see 3 viisi isegi. Esimene nendest on vaimude eristamise and. Nüüd see on selline and, kus Jumal võiks öelda siis, laseb sul näha vaimumaailma ja ta võib sulle näidata siis sellesama anni kaudu ingleid, ta võib näidata Jumala ligiolu või ta võib näidata ka kurje vaime. Et Jumal näitab sulle siis konkreetselt, nüüd see and ei ole ainult kurjade vaimude jaoks, vaimude eristamine räägib siis erinevad siis vaimud ka nii-öelda siis inglid ja ka Jumala vaim, aga samuti ka kuri vaim, kui ta peaks kuskil tegutsema. Et sa võid näha konkreetselt siis vaimumaailma, Jumal näitab sulle, et siis konkreetselt seda inimest on sidumas kuri vaim. Ei ole ma isiklikult seda neile mõttes sellist kogemust saanud, aga see ei tähenda midagi sedasi, et me ei peaks selle teemaga tegelema. Amen. Kui Jumal otsustab seda, sellise vaimuanni kaudu sul lasta tegutseda, siis ta võib seda teha. Nüüd ära hakka paluma sellist asja, et Jumal näita mulle teemoneid või midagi sarnast. See oleks väga suur viga, sest et vaimuande me ei palu, vaid need toimivad siis, kui Jumal otsustab. Ja kui sa peaks mingis situatsioonis nägema, siis see ei ole lihtsalt sellepärast, et sinul põnevust või furoori tekitada, vaid see on selle jaoks, et sa ajaks selle vaimu välja, et sa teeksid midagi konkreetset. Nüüd koos selle sama informatsiooniga siis, või teine viis siis, ütleme, kuidas sa selle teada võid saada, et kuri vaim on tegutsemas konkreetses inimeses siis, või seda haigust põhjustamas, või seda rõhumist põhjustamas, on siis tarkuse sõna vaimuanni kaudu. See tähendab seda, et sa saad mingisuguse informatsiooni või tarkuse või tunnetuse, me veel mõlemad võivad olla, sa saad mingi informatsiooni mingi fakti kohta, sest sa tead lihtsalt, et kuri vaim on tegutsemas selles situatsioonis või selle inimese juures. Sa tead seda kindlalt oma südames. Sellist situatsiooni mul on päris mitmeid kordi olnud, kus ma olen teadnud, hakkan kellegi inimese eest paluma ja ta tuleb, ütleb, et selline haigus või selline probleem on mul ja ma tean, et siin on kuri vaim konkreetselt seda põhjustamas, seda haigust või seda rõhumist. Siis ma selle teadmisega ma ajan ka välja siis. Samuti selle informatsiooniga koos saad sa teadmise ka selles mõttes sageli, ütleme ka, mis vaim see on. Sageli see on ka, ütleme see, et me näeme piiblis, et kui mingisugune vaim oli põhjustamas mingid haigust, siis see sama nimi oli selle haigusega seotud või siis üldisem nimi, haiguse vaim, rõhu ja vaim, mida ta iganes põhjustab, see on tema nimi. See ei ole nii-öelda oluline küsimus, rohkem see, mida ta teeb, see on tema nimi, selle samal vaimul sa käsid. Sageli Jeesus nimetab neid lihtsalt rövedateks vaimudeks. See siis, nad on oma olemuselt, see kirjeldab nende iseloomu või nende tegevust, mida nad teevad siis või mis nad käituvad. Ta ajab selle rüveda vaimu välja. Niisiis, nüüd vahetevahel võivad kurjade vaimude väljaajamise juures olla teatud manifestatsioonid või ilmingud. Siin ma lugesin ühte kirja kohta, mis oli Markuse evangeeliumis, kus siis poiss rappus või vappus ja tema suust tuli vahtu. Nüüd samas võib olla mõningaid situatsioone, kus ei ole mitte mingit ilmingut.
lihtsalt, nagu öeldakse, see kuri vaim lahkub ja see probleem on kadunud. Et me ei tee sellest ilmingust jällegi järeldusi. Kust me teame, et see kuri vaim läks? Kui meie käskisime Jeesuse nimel, kasutasime selleks ka oma usku, siis ta pidi lahkuma. Kas me nägime seda, kas me midagi kogesime, kas toimus mingi ilming või mitte, see ei ole meie usu aluseks. Amen. Meie usu aluseks on see, et me uskusime, et ma ütlen Jeesuse nimel, ma käsin selle lahkuda ja ta peab lahkuma, see ongi meie usu alus. Niisiis, vahetevahel kurat korraldab neid ilminguid just sellepärast, et inimesi hirmutada või tekitada inimestes sellist kartust ja ebakindlust kogu selle asja suhtes. Ma lähen nüüd Markuse evangeeliumi 5. peatükki ja siin on see lugu Kadara seestunust. Tegelikult sa võid selle välja otsida, aga ma toon sulle, enne kui ma selle juurde lähen veel, me võime tegelikult kuradi tegevust, ütleme kurjade vaimude või kurja vaimu tegevust inimese juures liigitada nagu 3 eri tasemesse. Kui sa vaatad seda Kenneth Hagin'i raamatut ka Võidukas kogudus, siis ta toob ka selle välja liigituse. Ma küll ei ole väga rahul sellega, kuidas need tõlgid, need sõnad on tõlkinud. Et kui sa vaatad seda materjali, siis ta kasutab natuke teistsuguseid sõnu, mis mina kasutan. Sest need on natuke kuidagi veidrad, kes on need sõnad. Kurja vaimu tegevuse puhul me võime näha siis, et inimene on kas rõhutud, seotud või seestunud. Need on 3 eri taset ja igaüks neist läheb nagu nii-öelda nagu raskemaks. Esiteks inimene on siis kas rõhutud, selline asi võib juhtuda ka isegi kristlasega. See inimene on lihtsalt rõhutud kurja vaimu poolt, tal on võib-olla depressioon, tal on mingisugune haigus, mis on sellest tekitatud, ta on rõhutud. See kuri vaim on teda nagu mingil kombel mõjutamast, see vaim ei saa olla kristlase vaimus, ta võib küll tema hinge mõjutada võib-olla või tema ihu mõjutada, aga see ei saa tema vaimus olla. Teine asi on see, et inimene on seotud, see tähendab seda, et ta nagu öeldakse, see element just tuleb juurde, et see mõju on palju suurem. Vahetevahel me kasutame neid väljendeid võib-olla nii-öelda ühe ja teise asja kohta ja see ei ole katastroof, me ei pea üritama, nagu öeldakse, siin ülimalt bürokraatlikult täpsed olla selle asja koha peal. Vahest ma ütlen mõne inimese kohta, ta on kurjast vaimust seotud. See räägib tegelikult just seda, et ta on, nagu öeldakse, see kurja vaimu tegevus on palju suurem, seotud, tähendab seda, et see hoiab nagu kinni, see kammitseb teda palju rohkem kui lihtsalt see, kui kedagi rõhutakse. See on järgmine aste ja 3. aste on siis seestunud. Nüüd see on see aste, mis ei saa toimuda kristlasega. Tähendab seda, kus kuri vaim on võtnud selle inimese vaba tahte üle, tema tahte tähendab üle võtnud. Et see kuri vaim on ka selle inimese vaimus lausa nii-öelda võtnud tema üle täiesti. Nüüd see Kadara seestunu puhul me näeme, et see oli lausa toimunud. Selliste situatsioonidega ma ei ole isiklikult selles mõttes ühele vahetult kokku puutunud, aga Jumal võib vahest viia sind selliste inimeste juurde ja ajada ka sellisest inimesest kurja vaimu välja. Nüüd need 3 taset, rõhutud, seotud ja seestunud, 2 esimest põhimõtteliselt võivad vahest mõne kristlase puhul juhtuda, viimane kindlasti mitte. Vaatame nüüd siis seda Kadara seestunu lugu, et siis tead, millega siin tegu on. Ja ta ütleb Markuse 5.1. Ja nad tulid teisele poole merd Gerasalastele maale ja kui ta paadist väljus, kohtas teda varsti haudadest tulnud mees, kellel oli rüve vaim. Mehe eluaseme oli surnu haudades ja keegi ei suutnud teda ahelatega kinni panna, sest ta oli mitu korda olnud kinni, jalg raudus ja ahelas, aga oli ahelad puruks kiskunud ja jalgrauad katki murdnud, nii et ükski ei suutnud teda taltsutada. Ööd ja päevad läbi oli ta aina mägedel ja surnu haudades ning karjus ja peksis ennast kividega. Me näeme siin erinevaid vägivaldseid käitumisi. Kas pole nii? Me näeme üleloomulikku jõudu, on üks asi, mis on tema juures. Siis me näeme sükeste haudadega ja sükest sellist tüüpi nii-öelda kultuslike asjadega seotust. Ei tähenda seda, et ütleme, et inimese haud oleks nagu oma olemuselt halb, aga just see, et sellest teha nagu mingisugune asi, mis oleks kuidagi nagu tähelepanu objekt.
näiteks me kristlastena ei peaks mängima igasuguste sükeste teemade ümber, ilmselgelt me ei peaks surnutega üritama suhelda või inimesed vahest kardavad mingisugused kella 12 ajal, ma ei tea, surnuaeda minna või midagi taolist. Kui peaks olema vaja, siis ei peaks meil mingit probleemi olla. Aga meil pole mõtet spetsiaalselt selle jaoks sinna ronida, et nüüd seal hakata kartma ja hirmu alla minna, aga me näeme, et selliste teemade ümber on sageli igasuguseid imelikke arusaamasid ja käitumisi. Ja me näeme siin siis, et ta karjus ja peksis ennast, me näeme siis, siin on just siuke ebaloomulik käitumine, karjumine ja iseendale viga tekitamine. Et tegelikult me võime üldiselt aru saada enamasti, kui sellist tüüpi just siuksed nagu inimene, kus ta enda suhtes kasutab ka vägivalda, et see on väga võimalik, et see on kuri vaimsuse taga. Aga siiski jällegi, kui nüüd me tahame selle kurja vaimu välja ajada, Jumal peab meile selle ilmutama spetsiifiliselt, sest ka mõningad inimesed, kes võivad olla mentaalselt haiged, nad ei pruugi kõik olla kurjast vaimust seotud või seestunud või taolist. See ei ole niimoodi, et nüüd lähme meeskonnaga sinna niinimetatud hullumajja ja võtame kõik ükshaaval järjest ja hakkame neist kõigist vaime välja ajama. Nüüd, kui Jumala vaim meile spetsiaalselt ilmutab kellegi kohta või läkitab meid lausa sarnasele ülesandele, me ei saa seda välistada, aga me ei saa seda lihtsalt nii-öelda, nagu öeldakse, omal algatusel päris lihtsalt teha, kui Jumala vaim ei ole meile seda ilmutanud. Amen? Kuna tegemist on vaimse maailmaga ja selle maailmaga, mida me ei näe, meil on vaja teada, et seal on kuri vaim selles kohas. Sest et siis saab meil ainult usk olla ja siis me saame ta välja ajada. Nüüd, üks asi veel, mis tuleks meeles pidada. Need kaks esimest taset, rõhutud või seotud olemine. Siin on väga oluline see, et inimene, kes on sellises situatsioonis, tahab ise ka vabaks saada. Nüüd seestunud inimese puhul, kuna tema tahe on üle võetud, siis me ei saagi tema käest enam seda küsida. Tema tahte puhul. Siin on see, et Jumal sekkub üleloomulikult lihtsalt armastuses selle inimese vastu, annab võimaluse inimene vabastada sellest kurjast vaimust. Aga nii kaua, kui see inimene on siis kas kurjast vaimust rõhutud või seotud, on vajalik see, et see inimene siiski tahab vabaks saada, tahab terveks saada. Sellepärast näiteks sa ei saa ka jällegi, kui Jumal sind spetsiaalselt ei juhi, minna ja lihtsalt mõnest nõiast ajada kurja vaimu välja või mõnest ekstrasensist ajada kurja vaimu välja. Me peame aru saama, need inimesed tegelikult mängivad kurjade vaimudega. Ja sageli nad on väga tihti, enamasti nad ongi seotud või rõhutud kindlasti nendest. Me oleme näinud tegelikult seda, nagu kuri vaim alati põhjustab ka mingisuguseid haigusi, kuidas meil on hulgi neid niinimetatud ekstrasensse või niinimetatud nõidusega tegelenud inimesi vähki surnud. Meil on viimase, ma ei tea, ütleme 5 või kuskil 10 aasta jooksul terve hulk inimesi, kes on kõik vähki surnud järjest. Just üks, mõtlen, kes tuntud kultusega tegelevad inimesed on olnud. Või siis on isegi mõningad inimesi, kes on hakanud mängima kultuslike asjadega, kes on vähki jäänud. Mis asi see on? See näitab seda, et see on selle asja vili. Et see ei ole üldse nali tegelikult. Need on kurjad vaimud ja need inimesed, kes muidugi ise Jumalat ei tunne, nad ei tea targemini. See pakub neile põnevust ja huvi, aga nad mängivad tegelikult millegiga, mis hävitab nende elu. Nad saavad võib-olla mingisugust väge kasutada ja mingisugust maagiat kasutada ja justkui mängida ühtepidi ja teistpidi, et justkui keegi saaks terveks. Kui ta kurjade vaimudega koostööd teeb, siis nagu öeldakse, kui tal on, nagu öeldakse, on mingisugune kurjade vaimude ülemus on tema kaudu tegutsemas, siis võib-olla aegalt mõni kuri vaim liigutatakse ära mõnest kohast ja mõni võib vabaks saada selleks, et tekitada suuremat pettust ja segadust veel inimestele. Et selles mõttes sageli need inimesed, kes lähevad nende kultustega tegelevate või siis nende, mis iganes siis on, mingisugused nõiad või posijad nad on, nende juurde sageli nad saavad veelgi rohkem seotud, kui nad varem isegi olid. Nad olid võib-olla mingil kombel vaevatud või koormatud, et see inimene avab ennast millegile, millest ta ei tea midagi. Nii et see on väga nii-öelda tõsine ohtlik mäng ja selles mõttes vahest on hea näha, et ka mitmed inimesed, kes küll ise ei ole võib-olla nii-öelda päris usklikud või pöördunud inimesed, aga neil on siiski aukartuslik hoiak ja nad ei taha midagi tegemist teha sellist tüüpi asjadega. Mu enda ema, mulle endale just see väga meeldis, ütles, et need kogu aeg telekas näitavad neid igasugused sensitiive, ma ei taha kohe neid vaadata, ma panen kohe alati kinni, keeran minema sealt, et see on nii ebameeldiv. Ma ütlesin, et väga õieti teed ka. See on kõige viimane asi, mida sa peaksid vaatama. Amen.
Niisiis, meie ei peaks kartma seda, aga me ei saa ennast alistada sellist tüüpi asjadele, selliste asjadega mängida. Nagu näeme Aposttegudes, nad lausa põletasid sellised raamatud ära, sest need raamatud kannavad eneses teemonlikku vaimu. Samamoodi nagu Jumala sõna, kui me võtame seda ja loeme seda, Jumala vaim saab selle kaudu tegutseda meie elus. Need sõnad kannavad vaimu. Amen? Ja nad võivad kanda ka väikse tähega vaimu ja kurja vaimu nii-öelda edastada, et see inimene avab ennast, sellepärast see ei ole üldse mänguasi lugeda mingisuguseid kultuslikke raamatuid ja lihtsalt põnevuse ja huvi pärast sa ei pea hakkama lugema ei kultuslikke raamatuid ega valeõpetuste raamatuid, ei Jehoova tunnistajate materjale ega mormoonide materjale või kellegi teise kultuse materjale. Amen? See ei ole mitte tark ja see ei ole mitte ehitav materjal. Sul on vaja Jumala sõna ja kui sul peaks olema kunagi vaja eristada valeõpetust, sa eristad valeõpetuse selle baasil, mida Jumala sõna on õpetanud, mitte selleks ei pea urgitsema valeõpetuse sees. Okei, ma jäin pooleli siia. Siin siis see mees siis peksis ja karjus seal ja peksis ennast kividega ja siis 6. salmist ütleb, ma olen siis Markuse 5:6, aga kui ta Jeesust kaugelt nägi, jooksis ta ja kummardas teda. Nüüd, isegi olles selles positsioonis, me näeme, et ta siiski mingil kombel inimesele tahab nagu abi saada. Kas pole nii? Et Jumal nii-öelda andis Jeesusele üleloomulikult kui kindlasti sekkuda selles situatsioonis, aga me näeme siiski ta väljendab seda. Ja siis ta ütles suure häälega kisendades, mis sul on minuga tegemist, Jeesus, kõige kõrgema Jumala poeg. Ma vanutin sind Jumala juures, et sa mind ei piinaks. Nüüd me saame aru, ta väljendab seda, mis kurjad vaimud tema kaudu ütlevad, ta ei väljenda enam seda, mis ta inimesena tahaks öelda. Kas pole nii? Nüüd mõni küsib, et mis asja ta ütleb, et sa mind ei piinaks. Huvitav, kas Jeesus, et on olemas mingisugune eriline asi, et kuidas me saame teemoneid piinata või? Nüüd tuleme selle asjaga ilusti ka korralikult maa peale. Siin on jällegi üks asi, mida on tõsimeeli, mõningad inimesed võtnud kirjakoha kontekstist välja ja praktiseerinud ja teinud teemonite piinamise koosolekuid. Tõsimeeli, need inimesed on ikka väga veidrad. Nüüd millest ta räägib? Ta räägib sellest, et tuleb üks päev, millal kurat ja kõik tema teemonid visatakse tulejärve ja siis on üks paras piinamine. Ja me näeme sellest, et kurat on kogu aeg hirmu all ja ootab juba seda, millal see päev hakkab tulema. Talle on seda kuulutanud, ta juba teab seda, talle on seda loetud, see on piiblis kirjas ja ta juba kogu aeg kardab seda. Et see väljendas seda, et ta on hirmu all. Jeesus tuleb ja nüüd varsti äkki hakkab tulema see päev, ta ei tea, millal see täpselt tuleb ja mõtleb, et juba läheb piinamiseks, visatakse tulejärve, aga veel siiski ei olnud see. Ja nüüd ta ütleb 8. salmis, sest ta oli öelnud talle, mine välja inimesest, sa rüve vaim. Kas sa märkad, nagu Jeesus puutub temaga kokku selle rüveda vaimuga, selle inimesega, kes seal siis, kelle kaudu need kurjad vaimud tegutsevad, ta ei hakka seal korraldama midagi suurejoonelist ja üritama sellele asjale tähelepanu, ta kohe annab käskluse, mine temast välja. Sa rüve vaim. Ja siis ta ütleb, ja ta küsis temalt, mis su nimi on. Ta ütles talle, minu nimi on Leegion, sest meid on palju. Ja ta anustada väga, et ta neid välja ei saadaks sealt maalt. Nüüd, siin on ka jällegi üks asi, mis mõningad inimesed ütlevad, me saame teemonid välja saata siit Eesti maalt. Saadame kõik teemonid Jeesuse nimel Eesti maalt välja. Nüüd tuleb jällegi aru saada, et meil ei ole antud sellist positsiooni või sellist nii-öelda õigust veel. Ühel päeval tõesti nad saadetakse jällegi siit maalt välja ja visatakse tulejärve. Amen? Aga nad juba kardavad seda jällegi. Nii et me näeme jällegi, Paulus ei praktiseeri sellist asja ja teises kohtades me ka ei saa. Nii et see on kõik kirjakoht tegelikult, millest on päris palju veidrusi esile võetud. Kui kurjad vaimud siin Eestis tegutsemas, siis üks on see, et nad ei pea meie elus tegutsema, neil on õigus meie elus tegutseda, neil on õigus kristlaste elus tegutseda või kui me peaks kuskil nendega kokku puutuma, siis meil on meelevald nende üle ja me käsime nendel lõpetada oma tegevus. Nii. Ja siis ta ütleb 10. salmis, ja ta anustada väga, et ta neid välja ei saadaks sealt maalt, ent seal oli mäe all suur seakari söömas. Vanas lepingus oli sealiha söömine keelatud ja kuna see jääb ajalises mõttes vana lepingu aega, siis see oli üks väga omapärane asi, et seal üldse seakari oli. Okei.
Ja rüvedad vaimud anusid teda ning ütlesid, läheta meid sigade sisse, et me läheksime neisse. Ja tema andis neile loa. Siis rüvedad vaimud väljusid ja läksid sigade sisse. Ja seakari kukutas enese ülepeakaela kaldalt merre, arvult ligi 2000 ja uppus merre. Me näeme, et see enesetapja mentaliteet või see käitumismall, mis oli sellel mehel, nüüd see sai nende sigade juures ka samamoodi väljendatud. Aga nende karjatajad põgenesid ja teadsid sellest linnas ja maal. Ja inimesed tuli välja vaatama, mis on sündinud, ja nad tulid Jeesus juurde, nägid seestunut, kelles oli olnud leegion, istuvad, riietatud ja selge aruga olevat. Ja nad kartsid. Ja need, kes seda olid näinud, jutustasid neile, mis seestunuga oli sündinud ja sigadest. Ja me näeme siin, et see, mismoodi Jeesus siis tegutses. Kui ta puutus selle mehega kokku, ilmselgelt Jumal talle ilmutas konkreetselt, et seal on rüvevaim tegutsemas tema juures ja käskis sellel rüvedal vaimul välja minna. Nüüd, mis iganes veel siin ka see rüvevaim enda kohta andis teada, nüüd sul ei ole vaja hakata tingimata seda kurja vaimu või seda seestunud inimest eraldi küsitlema. Ta andis talle käskluse, mine välja juba ennem. Nüüd selle käigus ta hakkas nii-öelda veel endast midagi rääkima või midagi iganes. Ja sageli me näeme, Jeesus isegi ütleb, et ole vait ja mine temast välja. Kui Jumala vaim sulle spetsiifiliselt ei ütle, et sul on veel mingisugust informatsiooni vaja, siis sina nii-öelda annad käsklusi talle. Kas ta räägib või ei räägi. Amen. Nii et selles mõttes ma usun, et kui sa peaks selliste asjadega kokku puutuma, küll sa oled piisavalt küps ka ja saad selle asjaga hakkama. Amen. Ja sa ei pea kartma. Amen. Nüüd, kui see inimene on olnud siis kas siis seotud, tähendab, ütleme rõhutud, seotud või isegi seestunud, siis on väga oluline see, mis toimub pärast seda. Kuna see inimene on, kui sa temast kurja vaimu välja oled ajanud ja ta on avaldanud selleks soovi, see on kindlasti vajalik, et ta tahab abi, ta tahab terveks saada või tahab vabaks saada, siis sa saad seda teha. Amen. Kui sul Jumal on oma vaimule seda ilmutanud või sul on ka sisemise tunnistuse kaudu teadmine, et seal on kuri vaim, siis sa võid selle välja ajada. Kui see inimene ei taha abi saada, kui ta ei taha vabaks saada, kui ta tahab selle kas kultuse või mingisuguse teemonliku praktikaga edasi tegeleda, siis sul ei ole mõtet seda välja ajada, seda kurja vaimu. Sest tehniliselt sa tegelikult ei saa seda põhimõtteliselt teha, kuna tema vaba tahe, tema tahab teda seal. Ja mõningad inimesed mõnes situatsioonis kahjuks on niisuguses kohas ja vahest tahavad mängida mingite kultustega, tahavad mingisuguseid kogemusi, tahavad mingeid nägemusi, tahavad mingisuguseid imelikke asju ja siis pole mõtet sellisest inimest seda välja ajama hakata. Mäletan kunagi üks kristlane tuli minu juurde ja rääkis sellest, kuidas tema oma surnud emaga kogu aeg vestleb. Ja pidevalt kogu aeg. Jälle näeb teda ja siis hakkab temaga rääkima. Nüüd, see ei ole piibellik praktika. Amen. Me ei näe seda, et piibel õpetaks, et me peaksime saama inimestega suhelda, kes on surnud. Amen. Ja see oli kuri vaim, kellega ta mängis. Ja ma küsisin, kas sa tahad, et see asi ära lõppeks. Ei, mina tahan oma emaga ikka rääkida. Ma selgitasin talle Jumalan sõna põhjal, see on kuri vaim, et me peame piiblis niisugust asja ei saada. Aga mina tahan ikka oma emaga rääkida. Ma ütlesin, et sa võid minna, see on sinu vaba valik. See on võib-olla kurb ja ma ei tea, mis sellest inimesest sai, ilmselgelt ta eriti Jumalaga nii-öelda tõsiselt enam ei käinud kindlasti mingi aja jooksul ja ma ei tea, mis tast täpselt saigi. Aga see on tõsine asi tegelikult. Nii et ära hakka kurja vaimu ajama välja, kui see inimene ei taha abi. Kui ta tahab abi, kui ta tahab lahendust saada ja sa tead, et kuri vaim on, siis aja ta välja. Nüüd, kuidas on välja aetud? Mattuse 12:43, vaata. Siin Jeesus õpetab ühte asja, mis on tegelikult oluline printsiip. Ja tegelikult siin on mingi analoogia olemas ka haigustega seoses. Nüüd samas, kuigi kõik haigused ei ole otseselt kurjavaimu põhjustud, aga me peame tegelema sellega, et nii-öelda seista vastu kuradile, et haigused ei saaks tagasi tulla ja samamoodi ka kuri vaim ei saa tulla tagasi. Me ei pea kartma ja selles on vaja seda inimesele ka selgitada, et ta ei pea kartma. See ei ole lihtsalt, et see kuri vaim lihtsalt tuleb tagasi. See ei ole päris nii. Vaata, kuidas see kirjutab siin. Mattuse 12:43. Kui rüvevaim on inimesest välinud, käib ta kuivi paiku mööda ja otsib hingamist, aga ei leia. Nüüd mõni võib küsida, kus need kohad on? Ei tea.
ausalt öeldes ja ei huvita ka muidugi. siis ta ütleb, ma lähen tagasi oma kotta, nüüd kust ma väljusin. Esimene element on see, et see koda peab saama Jumala omaks. Kui see koda ei olnud Jumala oma, tähendab seda, kui inimene ei olnud päästetud, ta tahtis siiski abi või ta isegi seestunud, sest ta sai kuri vaim välja aetud, tähendab seda, et tuleks talle kuulutada evangeeliumi Jeesuse armastusest ja las ta palub siis niinimetatud patuse palve, et ta saaks päästetud. Esiteks, et see ei ole enam kuradi koda. Nüüd, kui see on siia juba paika pandud, siis on nagu kõige olulisem asi juba paigas tegelikult. Kas pole nii? Nüüd järgmine asi, mis ta ütleb siin, ma lähen sinna tagasi kotta, kust ma väljusin, ja kui ta tuleb, leiab ta selle tühja olevat pühitud ja ehitud. Vahest inimesed mõtlevad, et nende väline või tore käitumine või seganes hoiab kuradi eemal. Ja ütleb, siis ta läheb ja võtab enesega kaasa teist 7 vaimu, kes on temast kurjemad ja kui nad sisse tulevad, elavad nad seal ja selle inimese viimne lugu läheb pahemaks kui esimene. Nõnda käib selle kurja sugupõlve käsi. Nüüd ilmselgelt see viimane ots ei käi kristlaste, uuesti sündinud kristlaste kohta. Amen. Esiteks, sinu ihu on Jumala koda. Amen. See tähendab seda, see juba paneb ukse kinni. Sellest hakkab kõik asi peale. Aga see, millest ta räägib siin, on siis inimene, kes ei ole oma elu Jumalale andnud, kes jätkab vanas elustiilis edasi, tema uksed jäävad lahti ja kui ta meelt ei paranda, asjad võivad minna väga halvasti. Nüüd vaatame siiski kristlastena, mis on need viisid, kuidas kurat üritab inimeste ellu nii-öelda probleeme tekitada. Ja kuidas kurjad vaimud üritavad ka nii-öelda inimesi häirida või samamoodi ka tegelikult haiguste puhul ka, et haigusi lihtsalt tagasi tuua inimestele. Ja vaatame kõigepealt Jakobuse 4.4. Kuidas seista vastu kuradile, kuidas võtta positsioon kuradi suhtes. Nüüd, kui me vaatame piibellikku terminit, siis piibel õpetab meid kuradile vastu seisma. Ta ei õpeta meid kuradiga sõdima. Miks pärast? Sellepärast, et kui sinul on tema üle meelevald ja sinul on tema üle vägi, siis see ei ole sõda. See on lihtsalt positsioonide paika panemise küsimus. Amen. Sõda oleks sel puhul, kui on, nagu öeldakse, üks hakkab võitma, teine hakkab kaotama, saad aru, mingisugune võitlus toimub ja see on võrdväärsed nii-öelda 2 poolt või midagi sellist või enam-vähem võrdväärsed. Kuradiga ei ole niisugust asja nagu sõda, vaid on vastu seismine, see on positsioonide paika panemine lihtsalt. Et sa nii-öelda näitad, mis on sinu positsioon. Sa ei tee seda sellest, et ma olen nii vilets, ma ei kõlba millekski, ma ei saa millegi hakkama, mina ei suuda, mul ei ole väge, vaid sa teed seda positsioonist, sa oled taevalikus olukorras, kõrgemale kõigi valitsuse võimu väe, sul on vägi ja meelevald kõigi kurjade vaimude üle ja kõigi kurade tegudele. Amen. See on see positsioon, kus sa tegutsed. Nüüd Jakobuse 4.4 ütleb, te abielu rikkujad, eks te tea, et maailma sõprus on vaen Jumala vastu. Kes nüüd tahab olla maailma sõber, see saab Jumala vaenlaseks. Või arvate, et kiri asjata ütleb kadelusena, ta himustab vaimu, kes meis elab. Aga ta annab veel suuremat armu, sellepärast kiri ütleb, Jumal paneb suurelistele ehk uhketele vastu, aga alandlikele ta annab armu. Siis alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Niisiis, kuidas me paneme kuradi põgenema? Kui me vaatame kogu seda konteksti, siis esimene oluline element on see, et me ei saa olla maailma sõbrad. Amen. Kuidas on üks inimene maailma sõber? See on see, kui ta mõtleb nagu maailm, kui ta armastab seda maailma ja peab seda kõige olulisemaks. Amen. Ja see sageli põhjustab seda, et selline inimene muutub, nagu ta ütleb, lausa Jumala vaenlaseks või vastaseks. Nüüd teine asi, mida siin veel toob välja, ütleb, et Jumal paneb siis suurelistele ehk uhketele vastu. Järgmine oluline asi on see, et me ei saa lasta mitte mingil kombel uhkusel tulla oma ellu. Ma olen näinud tegelikult need elemendid, just seesama maailma sõprus ja uhkus, kui nad on käsi käes või ükski nendest on inimesesse kujunenud, see sageli avab kuradil tegutsemisvõimaluse inimese elus. Tuua segadusi, tuua probleeme, kuni tuua ka isegi haigusi. Amen. Sellepärast ära lase selle asjal nagu uhkusel või ka maailmameelsusel endasse imbuda. Nüüd maailmameelsus on seesama, just kujuneb inimeste mõtlemises.
Siis ta ütleb 7. salmis, siis alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Nüüd ma arvan, et me teame, mis tähendab alistumine Jumalale. See tähendab seda, et me otsustame kuuletuda talle. Kui ta midagi meile ütleb, kui ta midagi meile õpetab oma sõnas, siis me ütleme jah, ma tahan nii teha, ma tahan nii elada. See on minu jaoks reegel, see on minu jaoks printsiip, mille järgi ma tahan oma elu sättida. Nüüd, miks ta toob siia samasse kõrvale seiske vastu kuradile? Sellepärast, et need kaks tegelikult on üksteise vastandid. Nüüd me ei kasuta oma tavalises kõnepruugis nagu vastu seisma. Me nagu üldiselt ei kasuta, aga tegelikult see viitab just sellele, et me võtame opositsiooni ja mitte nõustumise positsiooni. Seda, et kui kurat annab mingi idee, mõtte või mingisuguse asja, mis tema tahaks, siis me ei nõustu, me ei kirjuta sellele alla ja me otsustame teha seda, mis Jumal ütleb. Ehk siis tegelikult, kui me oleme alistunud Jumalale, siis me oleme ka vastu seismas kuradile. Tähendab seda, et kurat soovitab, kui hirmus, see kuri vaim teeb sulle teist, kolmandat või seglandat, sulle tuleb kindlasti see haigus. Siis selle koha peal, mida sina nõustud, alistud Jumalale. Jumal on päästnud mind pimeduse võimusest, asetanud mind taevalikku olukorda ja sa räägid seda julgelt välja, teades, kes sa oled, teades, mis kohas sa oled. Amen. Sa jääd haigeks, ei, Jeesuse haavade vermete läbi on mulle tervis tulnud. Ma alistun Jumalale ja nõustun temaga ja seisan sellega vastu kuradile. Nii siis see ei olegi midagi keerulist, see ei ole mingisugune eriline maadlemine või mingisugune sõdimine või midagi taolist, vaid see on kuradile vastu seismine, oma positsiooni nii-öelda välja kuulutamine. See ei ole midagi, et me üritame seda saavutada. Sest kui me teame, kes me oleme ja me oleme alistunud Jumalale, kui Jumal midagi õpetab, Jumal midagi räägib oma sõnast, siis me ütleme, jah, see nii on, ehk põhimõtteliselt sõnakuulelikkus hoiab kuradi meie elust eemal. Et see ei ole pidevalt see, et me peame sõitlema, kurat kao minema, kurat lahku, ma seon sind, ma ajan sind välja, ma seisan sulle vastu ja mis iganes. See ei peaks olema meie igapäevane praktika, see ei peaks olema see, et sa hommikul ärkad üles, ma seon kõik teemonid, mis iganes üritavad mind häirida, ma seon selle kuradi siin oma... me peaks hoopis sellega arustama, isa, ma tänan sind, et üks imeline päev on. Ma alistun sulle, ma elan sinu sõna järgi, ma kuuletun sulle ja kurat põgeneb. See ongi see, et me keskendume sellele, et me alistume Jumalale. Mitte me ei keskendu sellele, et me peame kuradit siduma, kuradit minema ajama, kuradit taga ajama või midagi taolist. Me lihtsalt anname teada oma positsiooni. Nüüd, kuidas nagu öeldakse, need mõtted või ideed vahest tulevad, kus kurat üritab, nagu öeldakse, inimestele ka rääkida. Vaatame korra Luuka 4.1. Kuna kurat on selles loomulikus maailmas tegutsemas, mõtlen just selles hingealas just väga paljus, siis see ongi just mõtted. Ja ma ütlesin kirjakoha ka või? Luuka 4.1. Ütleb, siis tuli Jeesus täis püha vaimu tagasi Jordani äärest ja ta aeti vaimu läbi kõrbe. Ja 40 päeva kurat kiusas teda ja ta ei söönud midagi neil päevil. Ja kui need möödusid, tuli temale nälg. Siis ütles kurat temale, ma teen korra pausi siia. Nüüd, Piibel ütleb, et Jeesus oli kiusatud samamoodi nagu meie. Vahetevahel inimesed kujutlevad selles situatsioonis, et Jeesus oli kuskil kõrbes ja siis ilmus talle mingisugune, ma ei tea, teemon, vahest just tehakse nagu mingisuguste punaste retuusidega, mingisugune hark on käes ja mingid sarved on peas. Nüüd, meil ei ole Piiblis muuseas niisugust kirjeldust isegi olemas. Nüüd olgu selle inimeste fantaasia, kuidas ta iganes on, aga meil ei ole sellist tüüpi Piibli kirjeldust olemas. Piibel räägib väga sageli hoopis, just ütleb, et kurjad vaimud on nagu nii-öelda, nad on petjad vaimud ja võivad, nagu öeldakse, valguse ingli kujul ilmuda, sellele on viide olemas. Et sellepärast vahest, kui inimesel on mingisugune veider kujutelm, nagu peaks mingisugune nii-öelda kultuslik ingel üritama talle ilmuda, siis ta ei tunne seda ära. Või sa ei saa aru sellest, et see on kuri vaim hoopis. Nüüd sama aru, igasugused imelikud inglid või teemonlikud inglid ei saa sulle lihtsalt nii sama nii-öelda lihtsalt ilmuma hakata. See on sageli inimesed, kes ise igatsevad või taotlevad selliseid asju. Nüüd, kuidas ta ütles? Talle tuli mõte.
kuidas tulevad kiusatused. Ta ütles, et kurat kiusas teda. Samamoodi need tulevad ideed, need tulevad mõtted inimesele. Ei midagi erilist. Nüüd, kas see on vale? Kui Jeesusele tulid niisugused mõtted, nüüd see kuri vaim ei olnud Jeesust sidumas ega rõhumas, oled sa siin? Vaid tal tulid mõtted. Nüüd ta oskas neid kvalifitseerida. Vaata, kui sa ütleb, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle sellele kivile, et ta leivaks muutuks. Tuli mingi idee. 40 päeva pole söönud, äkki teeks ühe kivi leivaks. Nüüd, üks asi, mis siin on selle asja juures, kuigi see minu teema ei ole praegu, Jeesus oli selles situatsioonis üleloomulikus positsioonis ja paastus 40 päeva. Nüüd sina ei ole tänasel päeval sellises positsioonis ja sina ei peaks 40 päeva paastuma kindlasti mitte. Isegi Mooses, kui tema paastus ka 40 päeva, ei olnud ka tavalises positsioonis, vaid ta oli üleloomulikult Jumala ligiolus. Et meil rohkem ei ole tegelikult selliseid pikki paaste, või tegelikult Vanas Testamendis on veel üks, aga siis söödi osaliselt teatud tüüpi valitud toite. Ja kui meil on 2 hästi pikk paastu, on üleloomulikus kohas, selles mõttes, et just, et nagu nad ei olnud tavalises situatsioonis. See lugu lõppes ka sellega, et inglid tulid ja teenisid teda. Me näeme, et Jeesusele ka Jumal üleloomulikult andis talle selle väe ja jõudu sellises situatsioonis olla, hakkama saada. Sest et Jeesus siin nagu tundub, et ta isegi ta ei söönud midagi neil päevil. Siin ei ole küll öeldud, et ta ei joonud, aga võimalik, et ta isegi ei joonud ka. Aga me saame aru, et ta oli üleloomulikus kohas, et sina ei peaks sellist asja tegema. Ma tean, kunagi on olnud mingitel perioodil pikkade paastude mingisugused õpetused või ideed käinud läbi Kristuse ihust, siis mõningad inimesed on paastunud. Ma tean, 90. keskpaigas kuskil käis ka üks laine läbi ja mitmed inimesed paastusid ka ligemale 20 päeva ja mäletan, üks inimene õpetas haiglas. Ja see on tõsine asi, see ei ole mängu asi. Amen. 3 päeva, võib-olla 5 päeva maksimaalselt on okei, aga seda tehakse selle jaoks, et otsida Jumalat. Amen. Ja see ei ole küsimus selles, et kes suudab pikemalt. Me ei võistle selles, kes suudab rohkem pikemalt nälgida, vaid see on selle jaoks, et talitseda oma ihu ja Jumalaga suhtlemiseks rohkem aega võtta. Vahest võib-olla see on üks toidukord, kus sa jätad vahele, et otsida Jumalat ja palvetada ja see ongi kõik, mis sul vaja võib-olla on. Amen. Okei, aga lähme tagasi siia siis. Me näeme siis tegelikult, mida siin pakutakse. Ja Jeesus vastab, et Jeesus vastas, temale kirjutatud on, et inimene ei ela üksipäinis leivast. Üks sünonüüm, mis mulle tuli sellega seoses meelde, on see, et kurat üritas pakkuda Jumala sõnale loomulikku aseainet. Ja selleks on erinevaid igast pettusi või asju, mis kurat üritab vahest välja käia. Vahest mõned inimesed õpetavad sellist asja, et tänasel päeval meil enam üleloomulikku tervenemist ei ole vaja, meil on arstid. Arstid aitavad nüüd täna rohtude ja erinevate igasuguste ravidega ja mõtle, igasugused imeasju on välja tänasel päeval mõeldud juba ja kõiksugu jäsemeid isegi suudetakse peaaegu uusi osaliselt juba inimestele panna ja igast siirdada, igast asju teha. Nüüd see ei tähenda seda, et see jätab ära jumaliku tervenemise. Ükskõik kui kaugele see arstiteadus on arenenud, see jääb alati abistavaks teenistuseks sellele teenistusele, mida Jumal teeb üleloomulikult. Amen. Mitte kunagi ta ei võta seda positsiooni. Lisaks sellele me ei räägi, nagu öeldakse, lihtsalt ravimisest, vaid me räägime üleloomulikust tervenemisest. Need on totaalselt tegelikult 2 erinevat asja. Ravimine toetub sellele, et siis ravimite või siis ka operatsioonide kujul aidatakse organismi ja siis organism hakkab ise taastuma selle käigus, ravimite abiga või mis iganes. Üleloomulik tervenemine tähendab seda, et Jumal üleloomulikult tuleb ja loob sinu organismi midagi, taastab midagi sinu organismis, käivitab midagi sinu organismis, see on hoopis teine tase, see on hoopis kõrgem tase, nii et selles mõttes neid 2 ei saa tegelikult võrrelda, nii et arstiteadus ei ole halb, aga see on alati abistav sellele, mis Jumal on tegemas. Samas ei ole vale ka kasutada arstiteadust. Nii kaua, kui sinu usk ei ole nii tugev või nii kindel, et saada üleloomuliku tervenemise Jumala sõna läbi terveks koheselt, siis sa võid seda kasutada. Või vahetevahel see on kombineeritud. Sa kasutad oma usku ja kasutad ka arstiteadust.
vahest mõni inimene peab operatsioonile minema ja ta tunneb südames, ma lähen. Ja siis ta palub, et Jumal, aita mind selles asjas. Aita neid arste, õnnista neid arste, anna neile tarkasti teha õigeid otsuseid, valikuid, las sinu käsi juhtuda, ei las toimub üleloomulik taastumine pärast seda operatsiooni. See oleks väga tark ja praktiline asi ühe inimese jaoks seda teha. Ja ta palub sellisel viisil, ta läheb operatsioonile ja taastub üleloomulikult kiiresti. Amen. Mõne inimene võib-olla on oma usu sellesse kohta kasvatanud, kus ta ütleb, et mul pole vaja minna. Jumal on minu ravija ja ta saab terveks väga kiiresti. Selles mõttes, mis iganes kombel see toimub, inimene saab terveks. Nii et selles mõttes igaüks peab leidma oma usutaseme ja selle positsiooni, et see tuleb üles leida. Okei nüüd. Ja sama just, et me ei lase siis asendada kuradil Jumala sõna millegi loomulikuga. Järgmine asi on 4. salm, sest Jeesus vastas temale, loen selle ka ilusti ette. Kirjutatud on, et inimene ei ela üksipäinist leivast. Niisiis, ta pöörab tähelepanu Jumala sõnale. Jumala sõna annab meile elule, sisu, mõtte ja jõu. Amen. 5. salm ütleb siis kurat viis tema kõrgele ning näitas talle kõik maailma kuningriigid viivu ajaga. Ja kurat ütles temale, ma annan sulle meelevalla kõigi nende üle ja nende auhiilguse, sest see on antud minule ja mina annan selle, kellele ma iganes tahan. Nüüd üks asi, mis tuleb aru saada. Kui Aadam langes, tegi pattu, siis ta müüs selle patu tegemisega selle meelevalla siin maa peal kuradile. Nüüd selle hetkel see oli kuradi käes. Kui Jeesus suri ristil ja tõusis surnust ülesse, Piibel ütleb, et kõik meelevald nii maa peal kui taevas on nüüd minu käes. Me näeme selle lunastustööga, Jeesus sai selle meelevalla enda kätte tagasi. Amen. Tänasel päeval see meelevald on ka koguduse käes. Aga nüüd need inimesed, kes Jumalasse ei usu, nad siiski on kuradi meelevallas. Amen. Ja kuradil on siin maa peal õigus tegutseda edasi nii kaua. Aga me oleme ühes teises nii-öelda sfääris ja ühes teises kuningriigis. Et see, mis ta räägib, ei olnud mitte vale, sest kui see oleks lihtsalt vale olnud, siis see poleks ka kiusatus olnud. Jeesus oleks seda Jumala sõna põhjal või printsiipide põhjal öelnud, et kuule, mida sa siin valetad üldse. Ei, aga ta lihtsalt teab seda, aga ta ütleb, mida Jumala sõna ütleb selle kohta. Ta ütleb 7. salmis, kui sa nüüd kurat ütles, kui sa nüüd kummarda minu ette, on kõik sinu. Ja Jeesus vastas temale ning ütles, kirjutatud on, sina pead issandat oma Jumalat kummardama ja üksipennist seda teenima. Et see on üks oluline küsimus ka, millega kurat üritab mängida, keda sina kummardad, keda sina järgid. Ma mõtlen siis just, et sa järgid Jumalat. Sa järgi mingil kombel ja anna kuradile maad. 9. salm. Ja ta viis tema Jeruusalemma ja asetas ta pühakoja harjale ning ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast siit alla, sest on kirjutatud, ta annab oma inglitele käsu sinu pärast, et nad sind hoiaksid. Et nad sind kätel kannaksid, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks. Muuseas, 91. laul, kus see tsitaat on võetud, lisab ühe asja juurde sinna. Ta hoiab sind kõigil sinu teedel. Ja seda kurat ei tsiteerinud. Väga oluline teada seda muuseas. Jumal ei anna sulle garantiid, et hüppa kust katuselt iganes sulle alla meeldib ja Jumala inglid hoiavad sind. Amen. Jumal hoiab sind kõigil sinu teedel. Või kui see tee peaks olema lennukiga lendamine, siis sellegi poolest ta hoiab sind ka sellel lennuteel. Aga sellisel kujul, nagu öeldakse, see on üks asi ka, mida me ei saa kunagi teha, me ei tohiks seda teha, see nimetabki seda issanda kiusamiseks, nagu vaatasin, ütlebki, Jeesus vastas ning ütles temale öeldud on, sa ei tohi issandat oma Jumalat kiusata. Ja kui kurat kõik kiusamise oli lõpetanud, läks ta temast eemale mõneks ajaks. Mis asi on issanda kiusamine? Tänapäeval on tegelikult päris palju selliseid, ma nimetaksin piiri peal spordialasid, mis ületavad kogu aeg turvalisuse piire. Ja sageli nendel sportlastel on terve hulk igasuguseid vigastusi ja haigeid saamisi ja luumurde ja mis iganes palju rohkem kui teistel. Väga suur osa ka tänapäevastest igasugustest ekstreemspordialadest. Mina kristlasena paneksin küsimärgi selle suhtes. Ma ütlen, ma ei saa sulle päris tõestada, et see on ebapiibelik selliseid spordialasid praktiseerida, aga ma tõsiselt küsiksin selle inimese käest, et ta peaks Jumala käest veendunud olema, et ta peaks sellega tegelema. Amen. Sest sageli need inimesed panevad ennast kohta, kus nad panevad ennast palju suuremasse ohupositsiooni ja Jumal ei ole kohustatud neid hoidma. Amen. Ja selline nii-öelda ekstreemsus on väga levinud ja väga nii-öelda
idee ja mõte ja tehakse väga palju niisuguseid räigeid asju, mida ei peaks tegema järgi. Igasugused bensihüpped ja igasugused imetrekke tehakse, mina paneksin küsimärgi, see ei ole küsimus hirmus, aga on nagu öeldakse mõistlik Jumala poolt antud turvatunne, mis me peame oma südames teadma. Kas me peame sellisesse kohta minema ja öelda küll, see pole midagi, see on lihtsalt kihvt adrenaliini tunne, aga küsimus on selles, kas me äkki kiusame sellega Jumalat ja me läheme, nagu öeldakse, teatud piiridest üle. Või inimesed kõnnivad mingite tohututes kõrgustes lihtsalt mingisuguste mis iganes asjanduste peal ja ütlevad, pole midagi. Me ei tohiks selliseid asju teha. Amen? Sellepärast me peame jälgima, selles maailmas on praegu väga, väga levinud sellised asjad, kus tehakse väga ekstreemseid asju, minnakse just nendest samadest piiridest üle. Jumal hoiab meid, kui me järgime normaalseid loomulikke seadusi, amen, ja samas ka riigi seadusi, siis meil on jumalik kaitse. Aga üks oluline asi, mis nendes 3 situatsioonis, kus Jeesus, nagu öeldakse, midagi ütles kuradile vastu, siis sa võid näha, et ta ei nõustu sellega, mis kurat ütleb, ja millega teeb, ta nõustub Jumala sõnale. Ehk siis alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile. See on see, mis ta teeb tegelikult selles situatsioonis. Niisiis, et ta alistub ehk siis Jumala sõnale ja seisab vastu kuradile, mismoodi, kuulutades välja seda, mida Jumala sõna ütleb. Me ei näe siin mingisugust võitlust, me ei näe siin mingisugust vaimulikku kaklust, me ei näe siin, vaid see on see, et ta kuulutab välja seda, mida Jumala sõna ütleb ja paneb sellega punktid paika. Nii et siis kui me puutume kokku kuradiga, siis me ei pea sõdima kuradiga, me ei pea kaklema kuradiga, me ei pea mingisugust sõjapidamist korraldama kuradiga, vaid me kuulutame oma positsiooni. Vahest mehed räägivad vaimsest sõjapidamisest ja mõtlevad selle all just seda, kuidas me peame sõdima kuradiga. Et Piiblis ei ole sellist väljendit olemas. Inimesed võivad õpetada ja arvata sellest, mida nad iganes tahavad, aga meil ei ole Piiblis sellist väljendit olemas. Ja vaimne sõjapidamine, kui sellest räägitakse, kui sõdimisest kuradiga, siis see on tasakaalust ära või selles mõttes see on see, et see inimene ei saa aru sellest, kus positsioonist ta on. Meie ülesanne on seista vastu kuradile ja kurat põgeneb meie juurest. Me kuulutame Jumala sõna välja. Nüüd teatud situatsioonis meie palve võib olla aktiivne, agressiivne, aga me ei palveta kuradi poole. Amen. Me ei sõitle kogu aeg kuradit vahel, ütleme palves. Jumala vaim võib anda meile mingi teadmise, et kurat on kuskil kohas tegutsemas. Me seome ja käsime tal lahkuda. Amen. Aga me ei pea kogu aeg, nagu öeldakse, meie palve ei peaks kuradi keskne olema, meie laulud ei peaks olema kuradi kesksed, rääkima kogu aeg teemonitest ja mis iganes, vaid meie laulud peaks olema Jumala kesksed, ülistama Jumalat. Amen. Ja siis lähen tagasi veel sinna. Tegelikult ühe asja veel toon siia kõrvale. 2 Korintlastele 10:3. Kas Piibel räägib sõdimisest? Räägib. Kui me räägime mingist sõjapidamisest, siis Piibel sellest räägib, aga me peame teadma, mis see on. 2 Korintlastele 10:3. Ütleb, sest kuigi me käime lihas, ei sõdi me mitte lihaviisi järgi. Märkate, räägib sõdimisest siin. Sest meie võitluse relvad, räägib võitluse relvadest, ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad Jumala ees maha lõhkuma teemoneid. Ei ole kirjutatud. See ei ole kirjutatud teemonlikke kindlustusi. See on kirjutatud lõhkuma kindlustusi. On ju nii? Hävitama kõik mõistuse, rõhutan seda sõna, mõistuse, targutused. Me lükkame ümber kõik kõrgistused, see kaasaegsem sõna oleks siis kujutelmad. Mis asjad need on? Mõtted, mis tõstetakse mille Jumala tunnetuse vastu, võttes vangi iga mõtte Kristuse sõnakuulelikkuse alla, olles valmis nuhtlema kõiki sõnakuulmatust, kui teie sõnakuulelikkus enne on saanud täielikuks. Nüüd selles kirjakohas ei ole mitte raasukestki juttu kuradist, ei ole mitte raasukestki juttu võitlemisest kuradiga, vaid siin on räägitud sellest, et meie sõda käib selle teema ümber, mis toimub meie mõtetes ja mismoodi meie liha käitub ka samas. Ja tegelikult, mis ta ütleb siis, et maha lõhkuma kindlustusi, hävitas kõik mõistused, arvutused. Need kindlustused on mõttemallid, arusaamad, suhtumised inimeste mõtetes, mis on kujunenud kas siis enne kristlaseks saamist või mingi aja jooksul nende ellu ja neil on vaja need lõhkuda. Millega? Jumala sõnaga ja sellega, et nad alistavad ennast Jumalale. Amen.
ja ta räägib siin millestki, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu, ta ei räägi jällegi siin kurjadest vaimudest, vaid ta räägib nendest samadest mõtetest, mis takistavad. Ja sageli ongi seesama just, et kui mõningaid inimesi tuua õigete arusaamade juurde, võib olla sellepärast just raske, et neil on kujunenud mingid veidrad mõtlemised ja veidrad käitumised ja veidrad arusaamad nende meeltesse ja sa pead need purustama Jumala sõnaga. Ja see ongi meie sõda. Meie sõda on sageliselt just sellesama koosolekutel sõna kuulutamine, Jumala sõna õpetamine, Jumala sõna nii-öelda levitamine. See ongi meie sõda. Amen? See ongi meie sõda. Meie sõda ei ole kuradiga me seisame talle vastu ja kuulutame välja, mis on meie positsioon. Ma tean, see teema on niisugune asi, mis võib mõnda inimest pahaseks saada, mõni ütleb, et mis sa räägid, et vaimset sõjapidamist me ei pea tegema. Piiblis ei õpetata niisugust sellisel kujul vähemalt, kus me sõdime kuradiga. Kui sa tahad vaimset sõjapidamist, siis siin on vaimne sõjapidamine. Ja see on siin, inimene peab kontrollima oma meeli, tõmbama maha mõttekindlustused, mis ei ole Jumala sõnaga kooskõlas ja alistuma Jumalale. Amen? Et see kirjakoht räägib ainult mõtlemistest, kujutelmadest, targutustest, ja mis on Jumala sõna tunnetuse vastu. Kurjast vaimust ei räägita mitte sõnakestki siin. Amen? See on üks kirjakoht, mida sageli on, nagu öeldakse, pööratud kiiva päris kevasti. Kunagi mäletan, üks tuntud laul oli selline, et me läheme kõrgetesse paika ja tõmbame kuradi kindlustused maha. Siin ei räägita kuradi kindlustustest, need on inimeste mõtetes, need kindlustused, mis vajavad lammutamist Jumala sõnaga. Amen? Ja Piibel õpetab meid siis korrektselt vastu seisma kuradile ja siis ta põgeneb meie juurde. Kuidas me seisame, kuulutame Jumala sõna. See on väga oluline see, et inimene, kes on saanud vabaks, saab sellest printsiibist aru, et siis kui meie võitlus, tanner on meie meeled ja meie mõtlemine. Kuidas kurat üritab inimestele segadust tuua või probleeme tuua, pannes neile teatud tüüpi mõtteid ja kui see inimene võtab need omaks ja kuuletub neile või tegutseb nende järgi, siis see annab võimaluse kuradile tegutseda. Kui nüüd inimene ütleb, et ma ei nõustu sellega, ma ei kirjuta sellele alla, siis kuradil ei ole võimalust tegutseda. Ja see ongi tegelikult, nagu Piibel ütleb, et kuradi nii-öelda põhiline relvastus ongi mõtted. Mõtted, negatiivsed mõtted. Ja sellepärast tegelikult toob üks teine kirjakoht veel välja, 1. Peetruse 5.6. Ühe teise ala siia seoses kuradile vastu seismisega. 1. Peetruse 5.6 ütleb, siis alanduge Jumala vägeva käe alla. Ka sa näed jällegi siin räägib siis alistumisest ja sõnakuulelikkusest. Et ta teid ülendaks omal ajal. Et see on üks väga oluline element, et kui keegi inimene on olnud mingil kombel kurja vaimu poolt seotud või rõhutud, siis on see väga oluline see, et ta elab sõnakuulelikku elu. Amen, et ta kuuletub Jumalale. Ja siis ta ütleb 7. salmis, heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Olge kained, valvake, sest teie vastane kurat käib ümber nagu möörga ja lõukoer, või siis kaasaegses keeles oleks see siis lõvi, otsides keda neelata. Tema vastu seiske kindlad usus ning teadke, et teie vendel maailmas tuleb neid samu kannatusi täielikult kanda. Ja siis esimene asi ta ütleb 6. salmis, alistuge Jumalale. Teine asi, heitke kõik oma mure. Nüüd, kui palju on kõik? See on kõik. See on siis mure, kui sa oled perekonnainimene oma laste pärast, see on mure oma tervise pärast, oma raha pärast, oma mille iganes pärast, koleda ilma pärast, mis iganes asjade pärast. Me peaks kõik need asjad heitma Jumala peale. Või nagu teine kirjakoht ütleb, et me ei muretseks ühtigi, ehk siis mitte millegi pärast, vaid laseksime palve anumisega kõik Jumalale saada teatavaks. Sisuliselt on see sama asi. Kui mingisugune asi, mis muret tekitada, me anname selle Jumala kätte ja heidame selle ära. Me ei pea seda hakkama mõtisklema. See sageli võib olla mõne inimese puhul just see, kust kaudu üritab kurat tuua erinevad probleeme, ka isegi rõhumisi ja ka segadust. Just see, et inimene ei heida neid muresid enda peale ja laseb need asjadel pikalt ja pikalt keerelda, kuni lõpuks see muutub rõhumiseks või depressiooniks lausa kohati. Ja siis ta ütleb 8. salmis, olge kained ja valvake. Tähendab seda, et me peaks olema valved, me oleme teadlikud, mitte, ta ütle kartke, vaid ütle see valvake. Amen? Need on kaks eri asja. Siis ta ütleb, sest teie vastane, kurat, käib ümber
nüüd pane tähele ühte olulist fraasi siin, nagu. Siia ei ole kirjutatud, kurat on möirga ja lõvi, vaid ta ütleb, et ta on nagu möirga ja lõvi. See on väga oluline tegelikult. See on kaks eri asja. See räägib sellest, et esiteks tal ei ole ei väge, tal ei ole jõudu. Amen? Ta on nagu. Ja ta toob tema analoogia ja mis on sellele möirgajale lõvile omane, on see, et ta sageli tekitab väga palju müra selleks, et tekitada inimestele hirmu. Ehk siis üritab inimeste mõtetesse panna erinevaid mõtteid ja asju ja valesid, et nad hakkaks nende järgi tegutsema, nende järgi mõtlema ja kartma. Amen? Ja siis ta ütleb, otsides, keda neelatav. Tema vastu seiske kindlad usus, see tähendab jällegi seisma, ehk siis ärge nõustugu temaga, olge tema vastane ja kuulutage siis sisuliselt välja seda, mis Jumala sõna ütleb, ehk siis alistuge Jumalale. Ja samas vastu seisma tähendab siis just, mõned tõlked ütlevadki selle koha peal, mitte nõustumine, mitte kuulamine, mitte allumine, opositsioonis olemine. Kui sa tahad, see on siis mitte nõustumine, mitte kuulamine, mitte allumine ja opositsioonis olemine. See on see, mis on vastu seismine. Sa seisad kuradile vastu. Ma ei nõustu, ma ei kuula teda, tähendab see, et ma ei kuuletu, just selles mõttes kuula. Vahest sa võtad võivad tulla, ma ei allu talle, ma olen nii-öelda opositsioonis. Vahest mõni ütleb, et ma olen nüüd nii küps ja niivõrd juba tugevaks saanud, et nüüd kurat enam ei saa üldse meile mingeid mõtteid panna. Sükest varianti meil ei ole Piiblis. Kui Jeesust kiusati ja siis ta ütles mõnes ajaks ja tuli arvatavasti millalgi võis uuesti tulla, siis ka meie ei saa seda absoluutselt garanteerida, et lihtsalt kurat ei saa meile ahest mõtteid toppida, aga me võime olema kogu aeg selles valvel positsioonis ja teadma, et kui me seisame ta vastu, siis ta põgeneb meie juurest. Amen. Kui ta peaks uuesti tulema, siis me võtame jällegi selle positsiooni ja ta astub minema. Amen. Ja ta võib üritada end tüüdata ja lõpuks ta saab aru, et tal pole mõtet nagunii oma aega raisata. Nagunii sellest asja ei saa. Amen. Niisiis, uuesti veel korra see kirjakoht, kus ma olin. Ta käib siis ümber nagu möörga ja lõukoer, otsides, keda neelata. Tema vastu seiske kindlad usus, nii et usk on oluline, usk Jumala sõnasse. Niisiis, millele peame keskenduma? Jumala sõna uurimisele, oma meele uuendamisele ja Jumalale kuuletumisele ja see hoiabki meie meeled korras. Nüüd sageli inimesed, kellel on olnud mingisugune siis sidumine või kurat on tegutsenud, on väga oluline rakendada oma elus kõige klassikalisemaid põhikristlikke printsiipe. Uuri Jumala sõna, palveta, ole sõnakuulelik Jumalale. Midagi keerulist ei ole tegelikult. Tal ei ole vaja mingit erilist koolitust, tal peab lihtsalt meelde tuletama seda, et see on see, mis ta peaks tegema. Nüüd me ei pea alati urgitsema, mis põhjusel või kuidas kurat sai tulla, vahest Jumal võib meil seda ilmutada, kui me isegi täpselt ei tea, me ajame ta välja ja tegeleme sellega, et see inimene uurib Jumala sõna, võtab aega palvetamiseks, elab sõnakuulelikkuse elu ja läheb edasi koos Jumalaga. Amen. Ja selle kaudu ta sulgeb ka ukse, et kurat ei saa tulla. Ta lihtsalt ei saa. Kui see inimene on selles positsioonis, siis kurat ei saa. Kui ta on kuuletanud, alistunud Jumalale, siis ta on sellega seisnud vastu kuradile. Amen. Kiitus Jumalale. See on niisugune oluline asi, et tegelikult kui sa peaks puutuma kokku kurjade vaimude väljaajamisega, siis kindlasti sellele peaks kaasnema ka mingit laadi järeltöö. See on vahest, kui sa ise ei saa seda teha, siis võib-olla keegi teine saab selle järeltööga teha või midagi taolist või hiljem kas või kontakti võtta peale koosolekut selle inimesega, aga see oleks siiski hea ja vajalik, sest meil ei ole vaja ajutisi tulemusi. Meil on vaja, et need inimesed saaksid vabaks ja jääksid vabaks. Aamen.